Nii, tere! Jälle mina, ma elan müstilisest maailmast. Ma olen saanud mitmeid kirju, kus on ja saadetud pilte ja videoid mulle, et kas on, et kellel on siis puud läinud, okaspuud on läinud pruuniks ja et mis toimub. Ja siis on saadetud pilte, et midagi on sadanud alla vihmaga. Ja siis ma otsustasin tulla oma aiamaale vaatama, et mis siis toimub. Ja teate, ausalt öeldes mun mingi soga on muidugi ka siia alla sadanud, aga see ei ole nüüd, ta ei ole neid lehti veel, loodetavasti ei tee lehti selliseks auguliseks. Aga jah, et kui siiamaani kõik naersid, et vandenõu teoreetikud ja nii edasi, et ei usutud seda, et midagi siis sealt, ühesõnaga meid mürgitatakse alla, nii-öelda siis puistatakse sealt lennukitest, siis ega ma seda täpselt koostist muidugi ei tea, mis sealt alla aetakse. Aga eks seda infot ja kirjeldusi on igal pool päris parasjagu palju. Aga ma tulin jah vaatama siia aiamaale, kohe näitan, et põhimõtteliselt mul on siin laua peal üks lill ja neid asju siin muidugi on veel, aga need lehed on tõesti läinud siin üleöö selliseks täpiliseks. Nii et midagi siin vihmaga alla sajab. Vaatan, siin on mul need valged redised ja tegelikult on jah, siin lehtede peal täitsa olemas igasugused sellised pudid. Ma proovisin ka neid täiesti pühkida ära ja tulevad, kui ära pühkida, siis tuleb ära. Ma isegi mõtlesin, et võib-olla tõesti peab kastma seda neid, nendel ei ole muidugi näha, sellepärast, et need on isegi kirjud. Aga põhimõtteliselt on siin on maasikatel, enamusel ei ole, aga midagi siiski on. Nii et meil õnneks siin Tartumaal oleneb kohast muidugi, osades kohtades on võib-olla hullem. Nii, siin on ka, siin annab, need on need füüsalikesed. Jah, põhimõtteliselt pühkimisega tulevad ära, aga ei tea, vaatame. Siin on, pean kastma, on küll vihma tulnud, aga on vaja kasta. Niimoodi, nõndamoodi on siin porgandikesed, osad tulevad juba üles, osad ei tule. Niimoodi, et jah, ei oska öelda, eks siis näha ole, mis värk on nende asjade. Igal juhul ei saa me ju midagi ka teha selle vastu. Nii et inimkonna hävitamine käib ikka täie hooga. Nii et tõesti on väga kahju, sellepärast, et isegi kõiki asju katteloori all hoida, võib-olla see oleks mingi lahendus, aga täpselt ei oska öelda. Vot niimoodi, vaatame, kas teistel taimedel ka on. Põhimõtteliselt peaks ju olema absoluutselt kõikidel igasugustel lilledel ja muudel, aga kui on sellise kirjuma lehega, eks siis ei ole nii hästi näha. Nii, vaatan kohe, mis siin lillepeenras toimub. Nii. Natukene ikka on. No vot, nii et ei oska siin midagi mõelda või öelda. Nii et elame edasi ja vaatame, kuidas me saame siis oma asju siin elada ja hoida ja kuidas me saame toituda. Et ega seda puhast toitu ei ole ju ka nii lihtne saada. Ma kohe, ühesõnaga, kirjude lehtede pealt ei ole siin midagi näha, kui hästi tähelepanelikult vaadata, siis mõnede kohtade peal on seda pudi ja sodi. Vaatan kohe,
siin on tumedamad lehed. No nende ostade peal ei ole küll õnneks mitte midagi. Niimoodi, vaatame siis, mis siit edasi tuleb. Nende peal ka ei ole. Nii et pole hullu midagi. Õnneks on meil läinud praegust paremini. Ju siis on ka, kuidas kuhugi trehvab. Igal juhul vaatame, mis siit edasi saab. Nii, natukene teiega jalutan. Näitan teile siin. Siis tuleb mitte järgmise, vaid ülejärgmise nädalavahetusega tuleb siis siia tipikene. Nii, näete minu üks rodokas, kes õitseb, teised on natukene ei õitse. Ühed ajavad alles pungasid. Niimoodi, näete siin siia tiigi äärde tuleb tipitelk. Niimoodi. Nii, siin on suured puukesed. Nõndamoodi. Nii. Nõndamoodi. Vot nii. Nii, et tipitelk tuleb siia tiigi äärde. Nii. Vaatame siin natukene neid kooritud palgikesi, mida sai siis kooritud. Kuuse ja männi latid said kooritud tipitelgi püstitamiseks. Selle multsikese ma pean siit ära korjama. See läheb äiemaale sinna peenarde vahele. Ja näete, siin on kooritud. See oli männilatt. Mändi oli parem koorida kui kuuske ja üleüldse, kui on toorem puu, siis on väga hea koorida. Seal nad mul ootavad ülespanemist. Vot nii. Nii et vaatame, 2 nädala pärast on meil siin tipitelk ja siis saan teile sellest telgis filmida igasuguseid toredaid rännakuid ja asju ja saate ka mulle tulla külla, kes tahab. Ma panen ülesse neid vestlusõhtuid, siis saate osaleda. Nii et väga lahe. Nii, no nii, väike matk, väike rännak tehtud. Nüüd jalutan tagasi toa juurde. Nii et pange siia alla mulle, kellel on siis rohkem midagi, kellel vähem on midagi sealt taevast alla sadanud. Igal juhul on see eluke meil täpselt nii, nagu ta on. Ja kõik need asjad, mis on varem tundunud uskumatuna, need kõik asjad ju tegelikult toimuvad siin. Nii, väikene selline üleskutse või palvekene ka teile. Ühesõnaga, kellel on kas ära anda või siis sellise sümboolse hinna eest, oi kui ilus lill mul seal on, sümboolse hinna eest neid lambanahkasid, siis mul oleks sinna tipitelki vaja lambanahkasid. Et andke märku, kellel on. Ootage, ma näitan teile. Siin on ühed imeilusad lillekesed, ma kohe näitan teile. Nii, no vot niimoodi. Siin ostale ennast külje alla sättinud. Väga vahvad. Juuned on Marge juurest. Nii et Marge, kui sa vaatad, siis sinu lapsekesed siin ilusasti kasvavad. Niimoodi. Vot nii. Nii et siis kirjutage, joonistage mulle ja vaatame, mis elu meil edasi toob. Selline väike sutsakas lihtsalt praegust siia jutuks. Nõnda. Nii et tšau.